pärnakad üles. Hästi Losnikov vajab Luukeni sealt ära. Garcia läheb annitama, see läheb otse üle. Nii, Paes. Kais jõuab sinna plokki pidurdama. Paes uuesti löömas. Ei, teeb oma firmaka ära, teeb oma leivanumbri ära. Näitab, et läheb seda uuesti lööma, aga siis tuleb temposse tõste. Ja sealt Tom Swans lahendab. Ops. Natuke madal oli, aga... Oger, ainult Tammiksaar tagaliinist on variant. Ilus puude Pupartilt, võtab palli üles ja tähed võimsalt. Ja äkitselt on Selver üles ärganud kõigile ootustele. Vastupidiselt tundus, et see mäng on juba ära antud. Emotsiooni ei olnud, mängu ei olnud, midagi ei olnud. Aga... Saare vastavõtt natukene väljakust eemale ja jääb pall mängu, jääb. Super kaitsepuuted seal Selveri meestelt, tõsta nüüd Teppanile tühja võrgu pealt ja sealt Teppan ei jäta punkti võtmata ja 20-13 ja see mäng on tehtud sisuliselt. Nüüd on küll juba väga raske näha Selverit. Siin ei ole mitte ühe rongi alt vaja välja tulla, siin on 3 rongi hetkel kõik. Finaalisse ma päris nüüd 100% kindel pole, aga Andmar Brekkeri selles Instagramis on ka see kindlasti olemas. Oi, mida teeb praegu Keit Pupar kaitses. Toovad pärnakad ka ülesse veel. Teppan saab lüüa. Ühe jala peal, toppa! Kes teeb toppe, ma ei tea, kas Robin teeb, Kadi teeb, kes teeb toppe. Igal juhul pange see punkt kirja. Ja, see oli praegu mõlemalt poolt väga. Raadikule servi ka, muidugi paneb. Ta juba enne minemist vaatas sinna ja Raadikule viimane tõste ja kapten Andrus Raadik lõpetab karjääri, lööb natukene seda kohtuniku pukki ka. Ja las ta lööb, ütleb mina. Seisuga 25-21 võidab 3. geimi Pärnu võrkpalliklubi. Kogu kohtumise sellega 3-0. Pronksmedalid Pärnu võrkpalliklubile.